mida riigis haritud. Must on puud, mis eespi rindab, vanast juba varjanud. Ja maanteel käänak ja käänaku kõrval küla. See ongi minu kodu ja tähed ta kohal ülal. See ongi minu kodu ja tume mets seal taamal. See ongi minu kodu. Muid märke ei oska ma talle anda. Muid märke ei olegi temal. Siin on minu saatus ja sugu, mu aja ja elulugu. Annan sõna Toila vallavolikogu esimehele Roland Peetsile. Tegelikult me tulime 8 kerdaga. Et nagu te teate, on Toila vald saanud 1. jaanuarist tegelikult juba möödunud aasta oktoobrikuust oluliselt suuremaks ja vallavanem on hetkel meil Valastel. Kui meil lipp juba lehvib, siis nemad praegu just seiskavad. Tegelikult on ülimalt uhke seista siin lossiplatsil ja heisata Eesti lippu Eesti 100. sünnipäeval. 40. aastatel see lipp lehviv tähendas seda, et president on kodus. Täna tähendab see lipp seda, et meie oleme kõik kodus. Eesti 100 ei ole ainult tänase päeva 100. Tegelikult on terve see aasta meie riigi juubeliaasta. Kuid ma arvan, et täna oleks meil vaja uut väljakutset, uut narratiivi, mille poole püüdelda. Võib-olla oleks aeg lõpetada poliitilised kemplemised ja keskenduda tegemisele, mitte ärategemisele. Eesti riik on just täpselt seda nägu, nagu meie ise oleme suutnud teda teha. Ta sõltub meist. Meil igalühel on võimalus anda oma panus, teha meie kodu ilusamaks, teha seda isamaad meile armsamaks. Ülimalt hea meel oli möödunud nädal kuulata ERR-ist, mida arvavad uuseestlased Eestimaast. Mõtleks me ise ka kõik sellised. Nad ütlevad, et olemata sellest, kust maailma nurgast on nad Eestisse tulnud, nad on leidnud endale siin kodu ja nad on leidnud endale rahu ja turvalisuse. Me peaksime olema hästi õnnelikud, et meil kõigil on see olemas. See ei tulene iseenesest, vaid meie kõigi panusest. Head vallakodanikud, palju õnne teile kõigile täna Eesti 100. sünnipäeval. Teeme see aasta meie kodu veel ilusamaks. Tervitan teid ka Toila vallavalitsuse poolt. Mul on üks küsimus, et mis on ilus, värviline ja oluline? Seda küsis minu 6-aastane poeg, kui me mängisime äraarvamise mängu. Ja peale seda, kui ma olin mitmeid kordi juba vastanud, siis ma ei suutnudki õigele vastusele jõuda. Ja õige vastus oli Eestimaa. Ütlesin, et see vastus on ju lihtne. Ja ma soovin seda, et me kõik oskaksime oma kodu, oma Eestimaad nii värske ja avara pilguga näha ja vaadata. Ma arvan, et Eestimaa on väga-väga ilus ning värve täis. Jätkuks meil vaid silmi seda kõike näha, seda ilu näha. Ma soovin palju õnne teile kõigile ja palju õnne Eestimaa!
Tulge kaasa meiega! Me oleme tegijad.